Aitäh, et ilusal päeval on demokraatia keerulise teema vastu huvilisi. Demokraatia on üks keeruline valitsemisvorm ja meie oleme selle loengusarjas siis täna jõudnud 4. loenguni. Nagu te teate, on plaanis teha 12. Ja hiljem ka väikene memo ja käsiraamat välja anda, mida me siis 12. õppisime. Ja tänane teema siis on, või lähteülesanne on loengupidaja Enn Tasaku poolt väga huvitavalt püstitatud. Ja kui ma seda loen, siis ma arvan, et igaüks mõtleb enese kriitiliselt või võtab huvitavad mõtteid. Demokraatia annab võimaluse õigelt rääkida ja annab õiguse rääkida ka rumalusi. Ja kuidas me selle teadmise juures siis jõuame heade ja õiglaste otsusteni, see ongi selle keerulise masinavärgi üks huvitav küsimus. Aga ole hea! Jõudu ja avaldan kõigile kaastunnet, et ning see jõusal kevadisel päeval peate minu lollusi kuulama, seda asemel, et praegu olla põllu peal või aias või tegema millegi mõistlikuga. Mis iganes ka ei juhtunud, igal juhul ma arvan, et see ei olnud mõistlik valik. Aga kui me kord juba siin olete, siis ma püüan teha parima. Ma olin ka kunagi tark, see näeb noor ja astrofüüsik. Ja arvasin, et ma tean palju maailma kohta ja Tõraveres saadeti mind alati pajatama universumi hiilgusest ja rehkendamistest ja kuidas struktuuri teha ja nii edasi. Ja näiteks siis tekkis mul ettekujutus, et inimene on universumi kõrval täiesti tühine asi, et universum on inimest tähele. Teate seda, see pole tõsi. Universum märkab, et otse kohe, kui meil on kiire. Või mõne muus sellises olukorras. Ja hakkab meile väikest visi käru keerama. Ja olen seda korduvalt kogenud ja selles avalduvad mingisugused kummalised asjaolud, mis juhivad siis tähelepanu ka küsimusele, et kuidas võiks olla siis tarkuse ja rumaluse vahel. Ma ütleks ka veel nii, et kui ma rääkisin tollel ajal loenguid suurest inimlikust tarkusest, siis ma olin väga populaarne lektor. Aga kui ma hakkasin rääkima inimlikust rumalusest, siis ma avastasin, et minu populaarsus on katastroofilise kiirusega langenud. Üldiselt ega väga seda juttu keegi kuulata ei taha. Lugu on niiviisi, et tarkuse olemasolu saab alati kahelda. Rumaluse olemasolu on väga raske kahtluse alla seada ja võib-olla isegi nii, nagu Flaubert on öelnud, et rumalus on vankumatu, tema olevus sarnaneb graniidile, kes iganes teda ründab, saab vaieldamatult viga või surm. Nii et see on üks tõsine asi. Aga tihti, kui võtta lahti mingi online entsüklopeedia või midagi sellist, siis avastame seal, et rumalus on tarkuse puudumine. Paraku see ei ole alati, kui hakkad asja lähemalt uurima. Ilmselt ka selliseid asju, et kui me saame targemaks, et siis me muutume ka lollimaks. Kui me saame vanemaks, ei saa sugugi paremaks, ma toon teile näite. Kui mina laps olin, siis mulle õpetati, et toiduga ei mängita. Ja nüüd on üles kasvanud põlvkond, kes ei tea seda. Ja vaata, kui nad on suureks kasvanud, vaata, mis on juhtunud. See ongi vastus sellele, et miks on meil nii palju kokanduse saateid ja kokanduse raamatuid ja lihtsalt neil on lapsed saadik harjunud toiduga mängima, mängivad nüüd täiskasvanuna edasi ja seda teevad siis mitmesugustes sellistes suurtes vormides. Nii et see ei muuda asja, täiskasvanuks saamine ei muuda asja. Ja isegi vanasõna ütleb, et ülearvu suur tarkus on sama mie suur ullus. No mu emakeel on võrgu keel, et ma siis tsiteerisin seda ikkagi nii-öelda originaalkeeles. Ja igaüks ta rumalusest ka õpetatus ja teadmised. Muuhulgas ma Tartu Ülikoolis õpetan juristidele vaidlemist ja loogikat. Ja siis mulle väga meeldib tagere tegelase Peeter Krehti, kes on kirjutanud raamatut Sokraatilisest loogikast, selgitus, et loogika on vahend, mis võimaldab mitte loomingulisel inimesel simuleerida loometegevust. Kui inimene loob, siis looming on alati mingis mõttes loogiline ja toimib. Aga kui inimene on ohmu, ta ei saa eriti hakkama, siis ta peab õppima just tarkus, peab õppima loogikat ja see on see jurale võimalik anda mingil viisil see kaunis arukas vorm. Võib-olla olete tähele ka pannud, et kui mingi jura on ära trükitud, siis paistab mõistlik, kui mõistlik asi on ära trükitud, on see kaunis arukas. Nii et ütleme siis niiviisi, et me võime asjale anda loogilised vormid, me võime väga palju tarkusi õppida, aga siis kuulge alati rumalusest päästa. Ja lollusest rääkida on raske, sest alati kui lollusest räägitakse, siis reaktsioon on tavaliselt selline. Ma võin teha lollusi.
ma võin lollisti eksida, ma võin lollisti käituda. Mu teadmatus võib olla mask. Ja kuigi maailmas on palju lolle, teame täpselt, et mina küll lolle. Arvab teist lõpusta. Alati, kui hakata lollist rääkima, siis kui jätta kõrvale vaimuhaiged, filosoofide teadlased tihti on ka vaimuhaiguse vorm, nagu te teate, siis on lugu nii, et reaktsioon on tavaliselt midagi sellist. Ja selle kohta on Clifford Geertz andnud väga ilusa põhjenduse juba 66. aastal. Et on üks asi, mida me kõige vähem talume, võib-olla üldse kõikidest teistest asjadest. See on see, kui meie mõistmisvõime on kuidagi kahtluse alla seotud. Kui kuidagi tunne on isegi vihje, ütleme õrn vihje on selles, et me ei mõista märke õigesti, siis tekib inimesel tohutu rahutus ja sellel on olemas tõenäoliselt evolutsioonilised põhjendused. Nimelt, läbi nende 10 000 põlvkondade oleme olnud karjaloomad. Loll olemine tähendab seda, et inimest ähvardab või olemine ähvardab karjast välja viskamise, tähendab surm, jah? Seega, see on asi, mis on ülimalt häiret tekitav, kui keegi märkab, et ta võiks kuidagi lolliks jääda mingis olukorras ja see käivitab otse kohe kõik hormoonid ja kõik muud otse kohe hakata selle vastu võitlema ja isegi õrn vihje sellele, et keegi võiks loll olla, tekitab kõige sügavamat rahutust. Aga sellele vastandub olukord, et samas ei suuda enamik inimesi ebaselgeid küsimusi jätta ebaselgeks ja hakatakse kohe asju seletama. Ja võt siin tuleb selline loogika, mille kohta Kolmogorov ütles, olete vast kuulnud naiseliku loogika põhivõrd, jah? On teil tuttav. Kolmogorovi arvates on see naiselik ja mina küll ei märka, et mehed teisiti mõtleks, et see kõlab nii, et kui A-st järeldub B ja B on meeldiv, siis A on õige. Ja nüüd ongi selline lugu, et kui sellisest loogikast lähtuda, siis võib jõuda väga kummaliste tulemuste. Elus me puutume kokku lihtsate ja keeruliste asjadega. Mõned asjad on väga lihtsad. Endise astrofüüsikuna saan öelda, et näiteks selline asi on erakordselt lihtne, kuigi kes otseselt sellega tegelenud ei ole, võib ise jääda mulje, nagu oleks see midagi keerulist. Aga see on keeruline nagu lego. Kui paned hulga hulki kokku, kui hulgad on selged, siis võib neist kiiresti kombineerida mida iganes. See on lihtsalt see valem, kus toodi sisse kosmoloogiline konstant. Võib-olla tuleb meil vastustada sellest üli kaigu. Aga on ka keerulisi asju ja nii naljakas, kui see ei ole, see kehtib just asjade puhul, millest igaüks näib aru saab. Tundub, et nagu kõik saaksid aru, millest jutt on, aga ometi igaüks saab aru natukene ise muud. Ja nüüd tekibki siis see küsimus, et mis siis on tegelikult keeruline ja mis siis tegelikult on lihtne. Ja see ei olegi alati nii selge. Ma korraks puudutaksin semioosi püramiidi. Ma usun, et paljud teist on õppinud mitmesuguseid tarkusi ja loogikaid, sealhulgas semantilist kolmnurka, aga ütleme nii, et siis Peirce'ist alates ja eriti diilitöödes saadik rõhutatakse, et vaadake, kui seda püramiidi vaadata, see kogetud objekt, ütleme näiteks, et see on kass. Olen mina ja olen sina. Ja ma näen kassi, tajun kassi ja tema tajub kassi, jääb sina tajub kassi. Ja meil on kuidagi selline, naljakas kokkulepe või arvamus, et nagu me tajuksime ühte sama asja. Aga oletame, et mina olen kassi sõber ja minu tuttav on kassi allergik. Tema tuleb, mis see elukas, mis kohe õudselt peab köhima ja takistama. Mina taju, oi kui tore, minu loom. Me ei taju ühte sama asja. Teiste sõnadega, minu mõtlemises olev objekt on üks ja sinu mõtlemises olev objekt on teine. Seetõttu muidugi on loogiliselt ebakorrektne rääkida üldse mõistete defineerimisest. Sest privaatkeelt ei saa defineerida. Defineerida saab ainult terminit. Nii et mõiste on minu mõtlemis. Juhul, kui mõiste on defineeritud mõtlemise objektina, siis ei ole seda võimalik defineerida. Juhul, kui mõiste defineeritakse verbaalsena, siis on seda võimalik defineerida, aga siis ta pole enam mõtlemise objekt. Nüüd toimub kommunikatsioon. Näe kass. Ja meil on mingi kokkulepe. Mina ikkagi saan aru, et võib-olla tema ei armasta seda kassi nii palju, tema saab aru, et mina ei viika võib-olla kassi nii palju, aga meil on olemas mingisugune kokkulepe, näiteks, et see on väike, karvane, nimetate soost olend, kiskjaline, jah. Ja võt nüüd tuleb see nii-ütelda, see semantiline kolmnurk, mida siis nii-öelda loogika algkursusel kõikidele on õpetatud, et nagu oleks siis nii, et on mingi kogetud objekt, mis kuulub siis asjade sfääri
nagu oleks olemas siis mingi kokkuleppeline märk, mingi sõna, näiteks kass aga nüüd küsimus on selles, et see tõlge ei ole mitte minu mõtlemises ega sinu mõtlemises, vaid on intersubjektiivsena kokkuleppeliselt olemas. Kõik oleks väga ilus, kui see intersubjektiivsus oleks üheselt tagatud. Aga ta on tagatud siis, kui aetakse ühte asja, kui oleks ühes seltskonnas. Tehakse ühte teadust koos või võib-olla ühes parteis, ma üheski pole, ma ei tea, pole kunagi olnud. Aga ma arvan, et on väga usutav, et seal võidakse ühteviisi mõelda, ütleme niiviisi. Kui mõtteviisid on sarnased ja kommunikatsioon läheneb täiusele, siis võib rääkida niiviisi, et see tõlgend ongi see, mis on ka minu mõtlemises. Aga kõige suuremad probleemid on just asjadega, mis on hästi koormatud. Need ma teen väikse pildi armastuse kohta, aga vaadake, me hakkame defineerima armastust. Täiesti laialt proovime defineerida. Paneme siin sisse kodumaa armastuse, jumala armastuse, ema armastuse, lapse armastuse, tont teab, mis veel. Siis meil ei õnnestu seda korralikult defineerida. Ja tekib selline lugu, et üksik isik ei suudagi hõlmata selliste kõige tavalisemate väljendite tähendusvälja. Aga samas on ta veendunud, et ta ise valdab seda väga hästi. Ja nüüd ta jääb mingis olukorras loikiks. Siis ta ihastab, kuidas siis saab nii olla? Ma ei jaga väga hästi matsu, ma saan väga hästi aru, mis asi on armastus, mis asi on tarkus, mis asi on teadus, mis on rumalus, mis on usk. Ja nüüd äkki keegi ajab üks juttu, nagu ma oleks loik. Ka see ajab. Vot seda seisundit ma nimetan intellektuaalseks allergiaks. See seisund tekib siis sellises olukorras, kus inimene täiesti ootamatult jutus, mis näib olevat täitsa normaalne ja tavaline jutt, avastab, et see käib mingisuguse kummalise lindiga, mingi imeliku kiiksuga. Ja nüüd tekib küsimus, et kes selle asi juures siis loib. Kuigi jah, nagu me teame, et mõistust on jagatud kõige õiglasemalt, seda vast on kõik kuulnud seda tsitaati, et kellelgi seda puudus pole. Miks ma seda juttu nii pikalt rääkisin? Aga sellepärast, et ei ole õigus mul hakata kasutama väljendit rumalus kitsamas või spetsiifilises tähenduses ilma selgitada. Aga rääkima lihtsalt, et keegi loll või keegi tark, siis igalühel on mingi oma ettekujutus, eks ole. Ma pidin alguses selgitama. Ja nüüd ma tahaks rõhutada paari asja veel, enne kui saame tõsise tegevuse juurde avalduda. Douglas Adams on öelnud, et inimesel on peaaegu aimulaadne võime õppida teiste kogemusest. Teistel loomadel on seda palju vähem. Aga sama tähelepanu väärne see, et inimesel väga vastu meile seda teha. Et on olemas võime õppida, aga tal on vastu meelus seda teha. Ja selle tulemusena ta jõuagi palju kaugele. Ja tekib ka sõna rumaluse vastu on olemas allergia, kuni selleni välja, et ma tegelesin rumaluse teemaga mõned aastad tagasi ka. Ja otse kohe tekkis olukordi, kus anti nagu mõista, et mis siis teha, kui sa nii välja teed rumaluse. Selliste sõnadega, et selle sõnaga ei taheta tegeleda ja see on selles mõttes väga huvitav, et vaadake, kui me võtame inimkonna ajaloost kõik teosed, mis on tehtud tarkusega, siis neid on miljoneid kirjutatud. Aga kui me otsime midagi kirjutatud rumaluse kohta, vähekenegi arvestatavat, siis kõik teosed mahuvad ära 2 A4 lehed. Peab ju ruumi üle. Kuidas siis nii, kui kõikide teiste asjades on juures on ju nii, kui me analüüsime mõistet ja tema vastandid, on ju? Aga nüüd tuleb kuidagi nii välja tarkusest, me meelsasti räägime, aga rumalus on midagi sellist, teeme nüüd siin kust asja pole olemas. Ja seda reaktsiooni ma tahan veel ühe toreda mehe Zaitsevi tsitaadiga kinnitada ühes teisel teemal, mis puudutab võib-olla meie põhijuttu. Zaitsev ise oli siis antiigiuurija, kirjutanud Vikerkaares eesti keeles muuses. Et ta analüüsis olukorda, selgus, et kohtades, kus kooliharidus muutub väga nii ütelda õiglaseks, selles mõttes, et igaüks saab tõesti vastavad oma võimetele, tekitab ägedat protesti. Inimene on valmis sellega leppima, et ta ei ole edukas sellepärast, et tal ei ole raha. Inimene on valmis leppima sellega, et ta ei ole edukas sellepärast, et tal olid valed vanemad. Inimene on valmis leppima sellega, et mis iganes takistus tal oli. Aga normaalne inimene ei lepi sellega, et ta pole edukas selle tõttu, ta ise ei suutnud läbi murda. Ja siis on kõik teised süüd. Ja loomulikult süsteem on igal juhul vildakas ja see tekitab raevukat protesti. Ja see on huvitav analüüs, soovitakse seda kellegi Vikerkaarest lugeda, et see näitab veel kord, kui allergilised on inimesed selle situatsiooni vastu, kui kuidagi tuleb ilmsiks nende küündimatus või siis rumalus.
aga ometigi ei saa ennast mõista. Mõned teadlased arvavad, et kui me ei mõista, mis on rumalus. No, ja nüüd ma siis sain ära põhjendada termini, ma räägin siis termini defineerimisest igaks juhuks, et oleksime loogiliselt korrektsed. Et rumaluse tähendusväli on nii lai, et kui see defineerida kõike hõlmavalt, siis see muutub sisu tühjaks, nagu armastuse definitsioon, nagu ma endiselt ei näita, jah. Aga me saame teha kõigepealt ühe väikse liigituse. Võtame tavalise rumaluse tähenduse ja nüüd loomulikult ei ehitata siin üles mingisugust metafüüsilist või spekulatiivset skeemi, vaid eeldatakse, et me saame üksteisest aru. Igaks juhuks siin ma märgiks, et kui meil oli 150 tudengit parajaks ruumis ja mingi asja puhul ma pidin kurvastusega ütlema. Paraku oleme me kõik lollid, mille peal ma äkki tundsin, et tudengid ei ole üldse enam sõbralikud. Nagu tõstus välja lõpetada, sina võid ju loll olla, neigi ei ole. Nii et siis, ütleme siin rumalus on olemas kandja, jah. Ja seda saab kandja järgi liigitada. Rumalus ei vedel niisama maas, sinna varrast vastu ära ei löö. Ja kasutame praegu siis sellist nii-ütelda keeleargi kasutuse võimalusi, nagu Wittgenstein on öelnud, et meil pole mõtet defineerida seda, mis on niigi selge, jah. See, mida tähendusvälju ma ei taha nihutada kuidagi kasutusega võrreldes, need jätame palju. No võt siis saame nii, et võime kandi järgi liigitada näiteks siis lolli inimese rumalus, võib-olla seda saab märkida sõnaga idiootsus, keskpärase inimese rumalus, mida võib-olla võib märkida sõnaga nõmedus, võib-olla. Ma ütlen sellepärast, et neist kummastki enam juttu ei tule. Aga millest juttu tuleb, on targa inimese rumalus, mis ei ole tarkuse vastu. Ja kuna kõik siin viibijad teavad, mida tarkus tähendab, ja loomulikult kui otse küsida, siis kõik teevad näod, oi, et ega siin mina tark olema, ma püüdlen tarkusele, aga mõelge selle, kui keegi teile ütleb, et teil on. Mis siis peab tunnistama, kõikidest treeningutest hoolimata, aga mul aeg-ajalt, ma ei saa seda midagi teha, ikka tekib tunne, et oled tark. Ei suuda kuidagi pääseda sellest haigusest. Aga tuleb täitsa tugevasti enda kallal tööd teha, siiralt mõista oma rumalust, ei ole üldse kerge. Niisiis, eristame veel teadmise põhist rumalust. Rumalust, mis on seotud siis teadmistega. Mitte ainult teadmiste puudumisega, vaid ka näiteks sellega, et keegi teab väga palju lollust. Sellepärast targimine. Ja siis teadmiste põhine rumalus ja teine oleks siis käitumispõhine rumalus, mis on siis seotud lollisti käitumisega. Nii, ja nüüd katsub siis need definitsioonid anda. Igaks juhuks ma kasutan siin meelega nii-öelda klassikalisi definitsioone, sest selle teema juures on väga kasulik olla ka kusagil parteis ja mingit seisukohti öelda. Kui ise pakuks definitsioonid välja, siis ilmselt ei võtaks need üldse tõsiselt. Aga õnneks on öeldud, kusagil välismaal keegi tark on öeldud, kohe palju parem, eks ole. Nii et siis ütleme nii, et kasutame seda definitsiooni. Üks võimalus on defineerida targa inimese rumalust kui õpitud väärõpetatust. Ja kus juures siis siin võiks siis ütelda niiviisi, et siin on kaks erinevat definitsiooni, kui tähele panete. Üks neist on siis seotud nii-öelda käitumusliku rumalusega ja läbi õppeprotsessi. Aga teine definitsioon, mis on seotud siis eelkõige teadmispõhise rumalusega, võiks lühidalt kokku võtta eesti keeles niiviisi. Inimesel on olemas info, on olemas kõik teadmised, tal on olemas võime ja arusaam neid rakendada, aga ta ei tee seda. Mingi põhjus. Vot seda tüüpi rumalus. Misega idioot on nii, et ta ei teagi, mida peaks tegema. Tark inimene teab küll, mida peaks tegema, aga ei tee. Kusjuures see on läbi aegade olnud, mul on hea tuua näiteid teadusest. Ma tooks teile meelsasti vahepeal ühe näite igasugust teadusest. Ma hiljem ei too teadusnäiteid, kuna ma olen teadusfilosoof, siis saab mul kõige parem tuua. Olete kuulnud epitsüklitest ma? Kunagi oli selline lugu, et siis Apollonius, neid oli antiikal 4 tükki, siis Perge Apollonius leiutas, et selle asemel planeet võiks käia ümber maa, ta tiirleb ümber tühja koha mingil põhjusel ja võt see tühi koht veel omakorda tiirleb ümber maa, jah. Ja kui ma seda omal lugesin, ma pidin astronoomia ajalugu õpetama ja nii edasi,
ma mõtlesin, et küllap see tuli sellest, et see vaene Apollonius ei tundnud matemaatikat piisavalt. ja tead, oh häda, ma sain teada kui loll. Ma vaatasin, kui ma hakkasin tegelema antiikajalooga rohkem, avastasin, et just nimelt seesama Apollonius leiutaski need terminid, parabool, hüperbool ja ellips. ja tema oligi isegi suuris boonuslõikid. ja tema oli esimene, kes väga täpselt oskas ellipsid kasutada. ja välja, tal olid olemas kõik võimalused planeetide orbiite ellipsitega kirjeldada. tal oli olemas andmed, tal oli olemas matemaatika, tal oli selles kõik olemas. Miks ta seda ei teinud? Vot see on tüüpiline teaduslik lumus, jah. Vot see ongi see olukord, mis meid võib ikka jälle tabada. Nii, ja nüüd, kui me siis räägime teadmiste põhisest rumalusest, ma jätkan praegu esialgu teaduse liinis, siis teaduses esineb ta eelkõige teadvustamata religioossusena. Selle kohta muuseas ma kirjutasin 11. numbri Akadeemias hästi pika artikli ja sai veel preemia ka, kus on siis teaduse religioossusest ekstra siis eesti keeles pikemalt kirjutatud ja nüüd oli ka suur rahvusvaheline konverents, teaduse ja religiooni kongress, et see Euroopa teaduse ja religiooni kongress, seekord oli see siis Tartus, eelmine Edinburghis, järgmine kord on Roomas, kus oli ka siis seesama teaduse religioossuse teema. See on üks asi, mis siis tänapäeval on hakanud tõsiselt teaduse tegemist takistama, teaduses esineb religioossus, mitte seda tüüpi religioossus, keegi usub Jumalat, vaid dogmaatilisus ja teadvustamata uskumused, mis takistavad teaduse tegemist. Seda oli probleemid siis teaduses ja sunnitarkus. Võt nüüd küsimus, mis asi on sunnitarkus? Saari ajal oli siuke nähtus nagu sunnitöö. Kedagi sunniti töö. Tänapäeva teadlane sunnitakse targaks. Vaadake, kui teadlane raha küsima ja ütleb nii, et ma olen nii loll, et ma kohe ei tea mitte midagi, siis ma sul raha peale. Ta on sunnitud ennast targaks kiima. Ta on sunnitud olema tark. Ta võib igal pool esitama, et ma olen tark, ma tean väga hästi, ma võin saavutada seda, teist ja kolmandat, valetab kõik hästi palju kokku, kui tark ta on, siis antakse raha. Ja vot see seisund on siis sunnitarkus. Aga kõige huvitavam selle asja juures see, võib-olla kõige tähtsam, selle teaduse teema võtan siis niiviisi kokku, et kas mingisugune asi, kas seda käsitleda tarkusena või rumalusena, see ei ole üldse mitte selline ontoloogilist tüüpi otsustus, vaid on aksioloogiline otsustus, väärtushinnakuline otsustus. Kui ma saavutan mingisuguse teadusliku tulemuse, ma võin kiita, et see on väga tark. Öelda, et teadus on saavutanud suure tarkuse, jah. Aga siis, kui ma olen tarkuse teada saanud, siis ei aru saada. Tarkus on teada, mingid pisiasju tuleks ju täpsustada, aga põhimõtteliselt on asi selge. Aga kui ma mõtlen sellest, et see on rumalus, ta on tarkus selles mõttes, et seda saab kasutada. Aga mida näitab meile teaduse ajal? Kõik, mis teadus on tõestanud, aja jooksul osutub valeks. Et siis võiksime öelda, et põhimõtteliselt kõik, mis on teadus tõestatud, on vale. Aga mille poolest see erineb teistest valedest? Ta erineb selle poolest, et neid valesid on võimalik kasutada. Ajastu kontekstis on need toimivad skeemid, jah, annavad tulemusi. Ja nüüd tekib selline küsimus, et kui suhtuda nendesse teadmistesse sellisel viisil, siis tuleb ikka ja jälle põhiküsimused üle vaadata. See on midagi sellist, ma tooks sellise võrdluse, et see on nagu vesi vastu tammi. Kujutate ette, et vesi on vastu tammi, ta ei tea, kus ta läbi murrab. Ta proovib igalt poolt. Aga kui ta oleks tark, siis ta süstemaatiliselt üritaks ühest kohast läbi murda. Eks ole? Ma tahan nagu selgitada, et kui asju käsitleda rumalusena, et see kõik on rumalus, siis on võimalik näha asju ka teistsugusel viisil. Ja muidu tekib selline olukord, et me hakkame oma enda vigu kordama. No ma ei saa siin palju näiteid tuua, aga mõne näite tooksin. Vaadake, just jooksis meil ajakirjandusest läbi ja see on praegu väga populaarne, ma tean, et igasugustes TEDx-ides ja mujal arutatakse tohutult seda, kuidas siis tehisintellekt tekib, jah. Ja mida siis sellest kõike vaja on ja väga enesekindlad arutlused. Ja ma tahaks tuua ühe asja kõrvale. Et kui keskajal alkeemik ehitas homunculus, siis ta oli veendunud, et see homunculus saab kohe välja. Teadused olid talle endale soolemas, et see katseklassis inimene ära panna. Ta ei teadnud, mida ta ei tea veel, selleks, et üldse oleks võimalik inimest koostada. Ja nüüd on kuidagi selline lugu, et me ei ole õppinud sellest. Me arvame nüüd, et
piisab sellest, et meil on olemas mingisugused programmid ja need programmid äkitselt omandavad teadus. Ma toon selle veel näite. Kindlasti kõik mäletavad Paakli filosoofiat. Paakli omal ajal teatavasti õpetas niiviisi, et meil ei olegi siis mingisugust arusaama selle kohta, kuidas asjad siis tegelikult võiksid olla, vähemalt selles mõttes materiaalselt, ütleme teisiti, ma ütlen lihtsamalt viisi, et materiaalselt maailma tegelikult ei eksisteeri ja et kõik see, mis meile siis mateeriana ilmneb, et selle saadetakse meile aistinguna, tema arvab, selle saadab Jumal. Paaklit on kritiseeritud sajandeid, seda Jumala kaudu teda õnnestunud hästi kritiseerida, mitte keegi pole siiani suutnud korralikult kritiseerida tema materialismi kriitikat. See on huvitav, et kõik järjest Paakli konverentsil sõimavad teda, ütlevad, et näed, et Paakli eksis, aga keegi ei suuda täpselt näidata, millest ta eksis. Ja nüüd virtualistid, neid kutsutakse praegu virtualistideks, väidavad, et Paakli õpetusele tuleks külge kleepida Jumala asemel midagi Maatriksi filmilaadset programmi, eks ole. Ja siis ongi asi lahendatud. Ja mis on selle näite mõte? Näite mõte on selles, et Paakli vanemees ei tundnud programmeerimist, jah. Oleks kui Paakli tundnud programmeerimist, siis oleks võinud oma teooria täiendada arvutiprogrammi. Mis on minu jutu mõte? Minu jutu mõte on see, et on erakordselt haiglane ette kujutada, nii nagu keskaja inimesel, kes hakkas nii ütelda oma teadmiste põhjal homunkulust kokku panema. Et meil juba on olemas kõik need elemendid ja nüüd tuleb vaid vaadata, kuidas neid elemente koguda. Umbes nii, et tollal toppisime katseklaasi sodi kokku ja kuumutame, küpsetame, kõrvetame ja sealt kargab välja siis nii-öelda homunkulus ja nüüd umbes nii see muga teeme programme, laseme nad võrku ja sealt kargab välja mõistus. No, kuidas ütelda, et võib-olla see on kah nii, aga ma paraku ei usu, et maailm peaks nii lihtne olema. Kuigi mine tea, see lihtsaks mõtlemine muuseas on üks asi, mis on üldse materialismi leviku põhjuseks. Ma loodan, et kõik siin viibijad on ikka selle üle mõelnud, et materialism on olemas müstiline õpetus. Mateeria on üle võimalik tajuda. Seda mõeldakse välja teoreetiliselt. Ja vaadake, nüüd on üks selline asi, et kui selline olukord tekib, et me tahame seda mõista, kuidas asjad võiksid olla, siis materialismi puhul tekib meil tunnetusliku kõikvõimsuse illusioon. Me teame, kuidas asjad maailmas teeb. Maailm on lihtne. Siin ei ole midagi muud kui mingisugused osakesed või siis hea küll, kes on targem, ütlevad tegelikult on väljad ja väljad siis või siis kuidas iganes ja võt selle abil ära kirjeldada ja siis ei ole midagi muud kui ühed osakesed kogunevad pesemata sokkideks ja haisevad, teised kogunevad kokku ajuks ja lehitavad mõttega ja midagi keerulist siin tegelikult ei olegi. Ja kui sellisel viisil mõtelda, siis tekib inimesel tunnetusliku kõikvõimsuse tunne. Ja võt see on üks põhjusi, miks see on emotsionaalselt tohutult haab seda tüüpi mõtteid. Aga see tähendab, et see õige. Ja minul on isiklikult midagi materialismi vastane, kus valesti aru saab. Aga mul on selle vastu, et seda esitatakse kui ainsad arvukas mõtteviis. Ta on lihtsalt üks võimalik mõtteviis. Jah, võib-olla on see tõsine, võib-olla ongi maailm nii lihtne. Ja tead, kui mina rõõmustaks esimesennast nii, et ma olen füüsikuks jäänud. Mulle meeldiks ka, asjad oleksid ikkagi nii, et füüsika suudaks asja ära kirjeldada. Aga jah, paraku see nii ei pruugi olla. Ja tuleme nüüd siis põhiteema juurde tagasi. Ühesõnaga, rumal mõtleb enda targaks, aga tark on see, kes siis teab, et ta on rumal. Nii et siis küsimus siis teadmiste põhilisest rumalusest tekitab meil situatsiooni, ma ei saa jätta siin veel mainimata sellist asja, et tuleb välja, et teadusel on teoloogialt midagi õppida. Mida siis? Katsun selgitada, ma ei tea, kuivõrd ma ise ei ole religioosne inimene ja ma ei tea, kui palju teist on, aga üldiselt millal on võimalik patt andeks saada? Siis, kui patune mõistab, et ta on nii patune, et ta pole väärt andeks andmist. Alles siis on lootus, et ta patu andeks. See läheb ühe teatavat tüüpi teoloogias, ärmine, see omale pärast hakkame teoloogialisse vaidlustesse laskuma. Selline tõlgendus on vägagi võimalik, jah. Aga teadus samal, kui teadlane siiralt tunnistab oma lollust, nii et ta mõistab sügavalt oma rumalust, siis on võimalik näha midagi uut, midagi enne olema. Muidu on lihtsalt, ma olen niigi tark, mul on pisi asju vaja parata. No jah, läheme siis edasi ja siin on kohe üks huvitav ääremärkus, et ka rumalust on teadlased ikka ja jälle püüdnud defineerida ja siis tuleb siin on jälle üks huvitav religioosne element tuleb välja. Vaadake, kui Einstein on midagi öeldud, siis tema tekste käsitletakse pühade tekstidega. Kõik see on väärtused, mis ta ütles. Sest hoolimata terve elu lõpuosa võitles kvantmehaanikaga, kolistas ühe ämbri teise järel, aga ometi tema tekstid kõik väärtused.
ja siis jutt nii-öelda pühadest tekstidest teaduses. Ja vaadake, mis ta ütleb rumaluse kohta. Rumalus ilmneb, kui tegevust ikka jälle korratakse, lootes saada erinevaid tulemusi. Ühest küljest väga tõsi. Aga teisest küljest see just näitab, et kvantmehaanikast Einstein aru ei saanud. See on nii käik, et kordad ja kordad ja saate kogu aeg erineva tulemuse. Nii et jah, maailm on üks pagana vastikult keeruline koht. Niisiis, aga nüüd tuleks siis hakata millestki rääkimist teidki huvitab. Ma tänan teid, et nii palju viitsite teadusest kuulata, aga eks ma ikka üritasin rääkida, mis ma tean ka midagi. Ja nüüd ma hakkan rääkida, mis ma suurt midagi ei tea. Nii et siis ühiskondlikus tegevuses, näiteks majanduses, poliitikas ja nii edasi on käitumuslik rumalus vähemalt sama suure kaaluga kui teaduspõhine rumalus. Ja teaduses esineb ka käitumuslik rumalus, aga teaduses esinev käitumuslik rumalus ei erineva olemuselt sellest käitumuslik rumalus, mis on poliitikas ja kus muidates. See on sarve. Tähendab, eriline on just tema see teaduspõhise rumaluse osa. Aga nüüd käitumispõhilises rumaluses, jah, nüüd võiksime teaduse siia ka liigitada, aga see pole siin põnev. Aga võime vaadata just siis seda, et see on just ühiskondlikus tegevuses tähdis. Ja nüüd on veel üks formaat, mis siia juurde tuleb, on see, et see on seotud eesmärgiga. On selline olukord, et tihti on selline asi, et tegevusel peab olema, on eesmärk, näiteks edu, kuulsus, rikkus, lõbu, mõni tahab teiste arvel lõbu saada, eks ole. Või on ka sellised, kes tegelevad hingerahu, altruismi ja tõe kuulutamisega. Ja nüüd on siis selline olukord, et eesmärgi saavutamiseks tehtud valeotsustused on rumalad. Aga ka adekvaatsed otsustused võivad paista rumalad, kui me vaatame seda teise eesmärgi seisukohalt. Ja tekib situatsioon, miks siis nii-öelda multieesmärgilise või palju eesmärgilises olukorras nii palju rumalust kõikjal ilmneb. Isegi arvukad otsustused paistavad rumalusena, kui me vaatame seda teise eesmärgi seisukohalt. Ja siin ma ei saanud Tveini jätta tsiteerimata, et kui vaatad edupõhiselt, mida on tarvis, ainult rumalust ja järjekindlust, siis on edu tagatud. Ma usun, et poliitikud teavad seda väga hästi. Ja see on üks põhjus, mispärast Platoni programm läbi kukkus, eks tänapäeval võiks seda tõlgendada ju nii, et teadlased peaksid riiki valitsema. Põhimõtteliselt võimatu. Olete nõus? Kui inimene tõesti hakkab arutama kõiki asjaolus, siis ei ole võimalik ühtegi otsustust vastu võtta. Peab olema piisavalt loll, et siiski otsustada ja otsustada väärinformatsiooni ja puuduliku informatsiooni tingimustes. Nii et rumalus ja järjekindlus siis on õige. Ja nüüd ma tooks mõned reeglid, mis on siis seotud selle käitumispõhilise rumalusega ja see on üks itaallane, Polla, kes siis ütleb, et kui me ühiskonda analüüsime, siis tema esimene reegel kõlab nii. Lollide hulka mis tahes ühiskondlikus tegevuses hinnatakse vältimatult väiksemaks tegevust. Ükskõik milline ühiskondlik tegevus ei toimu, alati alahinnatakse lollide hulka, kes selle juures osaleb. Mõte on selles, et reeglid ei ole mitte selleks, et nalja, muidu nalja ka saada, ma olen nõus. Minu arust ongi niiviisi, et mina ei ole ka tõsine inimene. Minu arust tõsidus on see lips, kuhu rumalus ennast just taha peidabki. Nii et selles mõttes loomulikult võib seda käsitleda nalja. Aga ma näen seda ka praktilise programmina, seda tuleb arvesse võtta. Edasi. Võimalus, et mingi isik on loll, ei sõltu tema ükskõik millisest teisest omadusest. Olgu ta akadeemik, president või kes iganes. Nii et edasi. Loll defineeritakse siin isikuna, kes tekitab kahju teisele isikule või isikute rühmale, sellest ise kasu saab. Ta nimetatakse siis kuldreeglid. Edasi. Lolli isiku kahjulikku mõju alahinnatakse alati ja parastatult. Ja veel üks asi, lolli isik on palju ohtlikum kui pahatahtlik. Miks see nüüd see oluline? Või huvitav, ma ei saa jätta siin mainimata, kui võtame näiteks Shanti Deva Bodhicharyavatara, mis ilmus 8. sajandil, siis seal ka rõhutatakse, et kõige suurema kurjusallikaks on rumalus. Vaadake, mõelge selle peale, kui palju kurja teevad heatahtlikud äiatärmad näiteks. Kes tahavad ainult head teha. Te sõnadega lollid head tehas keeratakse kätki palju rohkem kokku kui kurja tehes. Kui inimene üritab kurja teha, siis ta võib ebaõnnestuda. Aga kui loll üritab head teha, siis õnnestub kindlasti kurja teha suurepäraselt. Ja ülima. Ma olen siin isegi öelnud sellist asja juurde, et rumalus ongi ainukene
nii-öelda omadus, mis inimesel on jumalikku mõõtu. Jumalad on selleks liiga targad, et lollid olla, jah? Ja loomad on liiga lollid selleks, et nii huvitavad lollid olla nad inimesed. Ja ainult lollus on see, kus mitte keegi ei suuda meid ületada. Loomad ületavad meid jõus, jumalad ületavad meid tarkuses, aga rumaluses oleme meie number 1 universumis. Võib-olla veel kusagil keegi me ei tunne nii, ne tea. Ei olegi Tšempini tiitel meil, aga teada olemas universumis. Ja võt nüüd see, need reeglid, et neid, Cipolla ütleb, et neid tuleb igasuguses ühiskondlikus tegevuses arvesse võtta. Aga samas ei saa seda võtta eesmärgiks. Ja siit üks teine kirjandusprofessor tegi väga toredad märkused, et mida tuleb alati arvestada. Igaüks meist on rumalam, kuidas et ise arvab. Ja kui see nii ei ole, siis tasub seda punkti uuesti lugeda. Ja teiseks, kui ühe inimese rumalus, siin on nüüd see õnnetus, et siin mul vahetati nii-öelda 2003 peale, nagu ikka, siis ei ole nüüd näha kõike. Aga ütleme siis teisiti, ma tean peast, et seal on see, et kui ühe inimese rumalus kombineerub teise inimese rumalusega, siis nende mõju tuleb korrutada ja mitte liita. Ühistegevuses rumalus kasvab geomeetrilises progressioonis, kui osavõtjate arv kasvab aritmeetilises progressioonis. Nii, ja nüüd, kui ma olen sellise tarkusega ennast varustanud, tarkusega rumalusest, kusjuures ma nüüd rõhutan, et pange tähele, et see ei ole siis mitte siis monosoofia, vaid see võiks olla siis filomoonia, jah, või kumb ta nüüd on. Ja et miks muudab võim inimest rumalamaks, võiksime siis küsida. Et kui küsida kellegist iganes, meil Eestis see võib-olla alati nii ilmnegi, aga vaadake, vanas Nõukogude Liidus ja tänapäeva Venemaalgi, mul on ka tuttavaid ja kohe uskumatu, kuidas vene inimese puhul see toimub kohe sekundi pealt. On inimene läheb kohe palju lollimus, kuidas kõrgesse ametisse. Eestis läheb natuke aega tavaliselt, see ei käi sekundi, see võib võtta nädalaid, jah. No mõned, tähendab, siin ei ole tegemist praegu mitte mingisuguse analüüsiga, sest midagi ma siin täna üritan tegeleda. Ma üritan selgitada, miks targad inimesed nii lollid, jah. Mitte anda kõikehõlmavat selgitust, kuismoodi võib näiteks inimese rumalaks muuta. Küll ma aga toon mõned sellised markantsed momendid välja teatavatest siis asjades, mis selle kohta tehtud on uuringutest. Nüüd üks asi on see, et võim surub võimukandjale peale tunnet, nagu võimukandja oleks kuidagi parem ja targem kui tavainimene. Ja seda tehakse vahet pidamata. Sama asi käib just kuulsuse kohta. Otse kohe, kui keegi saab kuulsaks, siis ta kuidagi oleks nagu parem ja targem. Kertu Rakken sellest kirjutanud. Enne kui ta Võru peal ringi koosnetas, oli ta üks lollid ikka, aga nii peab, kui ta sai natuke tuntuks, oli ta kohe palju targem ja tema niisugune oli äkki väga tähtsam. Nii et siis tekib selline olukord, ja seda samal ajal siis võimendavad sõltlased ja ärakasutajad. Aga mäletate seda eelmist definitsiooni, meil oli juttu, et rumalus, mäletate, on soov mõtlemisest tingitud. Meil oli enne pikad definitsioonid. Nüüd võimuteenrid astuvad võimuga sümbioosi, muudavad olukorra keerulisemaks, kus riigipöörded asja ei muuda. Pikaajaline võimu säilitamisega tegelemine viib silmist motivatsioonid. Ja käitumuslikku rumalust põhjustab see, et võim muudab inimese atraktiivseks, näiteks seksuaalselt atraktiivseks, seda on bioloogid kindlaks teinud. Et nii ongi, et kui näiteks mõni tegelane saab rikkaks, siis on ta atraktiivne mitte sellepärast, et keegi, võib-olla on ka keegi äravastmise mõte, aga ta mõjubki seksuaalselt meeldivamalt. Aga samas takistab ta selle omaduse täisväärtuslikku ärakasutamist, võimu juures olemine ei võimalda seda ära kasutada korralikult. Ja võt siis hakkavad käitumuslikud rumalused, mida me siin hästi teame Prantsusmaa lähiajaloost ja nii edasi. Nüüd, inimkond vajab juhte. Me tuleb elada rumala võimu all. Ehk ütleme siis niiviisi, et siin on selline situatsioon, mida Mart Raukas kuidagi kirjeldas sellisel viisile, et me lendame reaktiivlennukiga, siis siseneb salongi tegelane, kes ütleb, teate, ma avastasin piloodi toolist ühe isetseja. Ma panin selle isetseja nööridega kinni, et alates sellest hetkest juhib lennukit reisijate üldkoos. Kas te tahaksite sellise lennukiga lennata? Meil aga vajame ju, jah. Lennuk peab midagi kohale jõuda. Kuidas? Demokraatia. Just nimelt, jah. Nii et me peame kuidagi hakkama saama, aga me ei pea aktsepteerima, taluma või toetama ülbust. Laskma ennast petta.
üks selline olukord on see, et vaat just see ülbus on asi, mis tekib sellest, kui inimene on nii-öelda pidevalt või tükk aega olnud võimu juures. Kusjuures võimu ei tasu usaldada ka siis, kui tal on praktilisi saavutusi. Kindlasti saaks veel paremini. Ja head lahendust selles olukorras ei näi väga olevat. Aga ütleme niiviisi, et mulle tuleb alati meelde see, et ei ole proovitud, ei tähenda, et pole mõeldud. Ma tahan rõhutada seda, et näiteks võimude lahkusus mõeldi ka palju varem välja, kui seda proovida. Teise sõnadega, see on nüüd, just Ilmar Tammel on selle kohta hästi kirjutanud, et küllalt palju on oodata umbes taolisi väiteid, et keegi pole midagi demokraatiast paremat välja mõelnud. Demokraatia on olnud küll, ironiseerib selle, on küll välja mõelnud. Muuseas, mõnda elementi isegi meil Eestis ju kasutatakse, vaadake see võimuvaldurite idee, eks ole. Kusjuures need demokraatia ja muud niised teooriad on väga toredad, et võimul olejate kohta tõepoolest teha nüüd-öelda hinnang. Et selles mõttes ei ole suuri halvad ideed. Küsimus on ainult selles, et kas neid tahetakse rakendada. Küllap te tead seda väga hästi, kuidas, mulle meeldib väga, kuidas üks ameeriklane ütles, et kui valimised midagi muudaksid, oleks nad ammu ära keelatud. Nii et demokraatia tugev külg on siis võimu vahetumine, aga võimule saamine on seotud rumaluse spiraaliga ja bürokraatia kasv. Mis on rumaluse spiraal? Kui me kohtleme inimesi lollidena. Kohtleme inimesi nii lollidena, nagu meile paistab. Kui me seda teeme, siis me oleme ise veel natuke lollid. Ja vastupidi, siis kohtlevad nemad meid ka lollidena. Ja nii läheb kogu aeg edasi. Ja lõpus tekib tunne, et kõik ongi lollid, ümberringi tehakse ainult lollusi, kõik on üks tühi töö ja vaimne närimine ja see häda tabab väga paljusid inimesi, et aastate kasvades märkame, kuidas meie ümber lähevad kõik aina lollid. Aina rohkem lollid. Aga nüüd on lugu selline, et maailmas on palju rumalust, aga seda ei tasu kehtestada käitumisstandardit. Kui rumalust hakata kasutama, võib anda täiesti ootamatult tagasi lööke. Isegi kõige kergeusklikumad inimesed märkavad, kui neid koheldakse lollidega. Näiteks meediat tarbides. Neil tekib harjumus mõelda, nad tarbivad, hea küll, on jah loll, teile veelib see jamma. Aga samas neil tekib arvamus, et meedia ongi selline. See ongi selline loll. Oma olemust. Ja võim võib sattuda täpselt samasse lõksu. Ja ma siin ei saa jätta esitamata sellist retoorilist küsimust, et kas te olete mõelnud selle üle, kuidas saab näiteks olla nii, et pedagoogika teaduse aina kiirema arengu ja pedagoogilise tehnika aina laiema arengu juures, rahade kasvu olukorras, koolilõpetajate keskmised teadmised kipuvad langi. Millest selline asi tuleb? No, siin on igasugused vandenõuteooriad võimalikud. Näiteks üks tegelane ütles niiviisi, et see on selleks, et see on nüüd ma ei hakka seda nime kordama, kes seda ütles, ta palus seda mitte teha, aga ütles selle kohta nii, et demokraatia suur rauad oleks liiga kallid, kui inimesed oleks liiga haritud. Ehk siis ütleme niiviisi, et sellesse konks ongi. Et ongi vaja koolides rohkem võidelda õpilaste õiguste eest ja mitte tegeleda sellega, et nad peaksid õppima. See on omaette teema. Ma lihtsalt ainult korraks sellel puutun ja osan nõus selle teemal ka jätkama, kui vaja läheb. Selle teemal saab rääkima ja peabki rääkima. On küsimus sellest, et millistes eliitkoolides käivad need senaatorite lapsed, igal juhul mitte sellistes, kus nii-ütelda õpilaste õigusi taga aetakse, või kus on asi täpselt vastupidi. Kui hakkad õigusi taga ajama, siis lähed nii-ütelda taga. See on see õiguste taga. Mis bürokraatiasse puutub, siis bürokraatia puhul on läbi aegade siiani ainult üks rohi olnud seda ravida. Kuna see tõenäoliselt on ka palju bürokraatia, siis ma riskeerin kohe saapaga saada. Aga ütleb poedele arvsad sõbrad, et lahendus on nii. Tuleb kas teostada ühel või teisel viisil vägivaldselt kogu bürokraatia täielik likvideerimine, ilma bürokraatia osavõtult hakata süsteemi otsast peale Eesti. Aeg-ajalt, näiteks 10 aastast läbi, nüüd kõik lastakse lahti. Kõik algab nullist. Sest muidu tekib selline olukord, et bürokraatia likvideerib bürokraatia juurde. Mina näen seda mu sõudusega Tartu Ülikoollis, kus asi läheb järjest üks paberi järgneb teisele. Nüüd ma pean teadma juba seda, mida ma täpselt räägin järgmise, mitte enam nüüd sügise, vaid juba järgmise kevade täpsel kuupäeval, kui on täpselt kirjeldatud kõik õpi eesmärgid ja kõik tabelid ja värgid ja möllud.
ja tühjema seda juttu seal tollal räägin, aga kõik väga täpselt kirjas olema. Järjest kasvab ankeetide hulk, järjest genereeritakse neid juurde. Ja läbi aegade on jah olnud selline olukord, et igasugune revolutsioon, mis tõepoolest raputab asja nulliks, hakatakse otsast peale, siia võiks ju leppida kokku, et odavam on muuseas maksta isegi. Siin idee väljapakkujad on öelnud, et kõigis lahti lastakse, neile makstakse näiteks. Et see tuleb isegi odavam, kui bürokraatia säilib. Nii et millised keerulised lood. Aga ma ütlen veel kord, et need on kõik äärmiselt problemaatilised. Minu teema on ju teine. Ma lihtsalt ainult puudutasin mõningaid küsimusi. Ainult puudutasin. Tõenäoliselt minust nendes küsimustes palju targem. Mina tean põhiliselt seda, mis on seotud teaduse problemaatika. Nii et siis võiks hakata nüüd kokku võtma. Targa inimese rumalust ei saa ületada ainult tarkuse abil. See on illusioon. Ma nüüd saan targemaks ja siis ongi vaid vastupidi. See on mitte Aasmäe see, kes ütles, et just eriti targalt tehtud idiootsus on täiuslik idiootsus. Ja ütleme siis niiviisi, et teadmiste põhise rumaluse puhul aitab esimeses lähenduses. Kui ma teaksin täpselt lahendusi, mis siis viga oleks siis? Ma satuksin see Jeesuse järgmisena kusagile kõrgesse nimekirja, kus ma inimkonda otsustavad aidata. Ma saan rääkida ainult mingis lähenduses asjast. Esimeses lähenduses oma tarkuse mõistmine rumalusena. Käitumispõhise rumaluse juures aitab esimeses lähenduses õige valik. Tuleb valida jõukohane ülesanne, mitte maailma muutmine, vaid enda muutmine. Seda on ka pikka aega õpetanud. Need rumalused kombineeruvad. Ja siis saabki ütelda, et targa inimese rumalusel on kaks peamist allikat. Ikoonmõtlemine või reduktsionism või äärmusmõtlemine ja egoismil põhinev soovmõtlemine. Ja siin kummalisel kombel muutub oluliselt tähtsaks selline kõrvaline või näivalt kõrvaline tegevus nagu näiteks filosoofia. Mul on küll algus nii, et mis see minu asi on, mina vaatan, kus põhimõtteliselt palju pappi saaks teenida ja las keegi teine tegeleb nende küsimustega. Millest on siis asi? Aga lugu on selles, et ma korraks puudutan neid äärmusmõtlemisi. Äärmusmõtlemised on sellised mõtlemised, kus inimesed üritavad asja väga lihtsaks mõtlema. Ja häda on selles, et igal mudelil on olemas mingid head omadused. Olen asi. Aga õnnetused algavad siit, et hakatakse laiendama. Meil oli juba materialismist juttu. Kui inimene materialist on iga kõik väga hästi, nii pea, kui ta hakkab seda laiendama inimese eetikale näiteks, umbes nii, et võid valetada varastada palju tahesti, hästi vahele ei jää, siis on kõik korras ja surmaga on garanteeritud muuseas, et mitte midagi ei pea vastutama tegude eest. See, mis idamaad inimesed arvavad, et kohutavad palju vaeva nägema, see on lääne inimesed on kingituseks toodud. On garanteeritud, ükskõik mis käkki me ei tee, kõik kustutakse ära. Aga kui nii ei ole, kas me saame võtta diplomi üle lauale öelda, et minu ülikooli diplom kinnitab, et ma ei pea vastutama oma tegude eest. Paraku me ei tea neid asju. See asi on väga keeruline, võib osutuda, et see ka praktiliselt väga oluline. Teiste sõnadega ütleks nii, et tänapäeva ajuuuringute juures soovitaks lugeda 2010 ilmus Oxfordi ülikoolis väga tore kogumik materialismi loojad, kus näidatakse tänapäevane ajuuuringute tulemused ei ole loogiliselt kooskõlaliselt ühendatavad materialistliku maailmavaated. Äärmiselt põnev kogumik. Ja muidu üldse tasub selle üle mõelda. Undo Uus hakkas Eestis sellest rääkima juba 88. aastal, kusjuures tema on vist üks väheseid Eesti filosoofe, kelle printsiipe tuntakse ka väljaspool Eestit. Näiteks libertaar-imperatiivi. Teine variant, lihtsustusmõtlemine, ma siin ainult puudutan ühte idealismi versiooni, mis on otseselt teismiga seotud, et arvatakse, et maailm on väga keeruline, aga tuleb leida õige patroon, loodetakse, et on olemas tutvused, näiteks vanajumala juures. Korralda endale ära tutvused ja kohe kõik küsimused on lahendatud. Siis on veel üks äärmusmõtlemine, küllaltki levinud tänapäeva, see on skeptitsism. Kõige suurem tarkus, ma ütlen, kõik on kahtlane. Erdi noorte inimeste puhul on seda lausa lust vaadata, kuidas noor inimene arvab, et ongi tippfilosoof valmis. Et ta ütleb, et kõik on kahtlane ja ongi kõik kõige suurem tarkus ära ütelnud. Paraku ei ole see seisukoht, nagu juba Antiochos Askobrist omal ajal näitas, et ei ole see kooskõlas praktikaga, ei ole kooskõlas loogikaga. No teatavasti, kui kõik on kahtlane, on see väide ise ka kahtlane, eks ole? Ja ei ole kooskõlas ka muuseas, nagu Antiochos ütles, teoreetilise mõtlemiseks, vaadake, mis on lugu. Et kui me ütleme niiviisi, et kõik on kahtlane, Joe Sedon Moore on sellest kirjutab väga kenasti.
siis tekib meil ikka tunne, et midagi väga tarka räägitud. Aga kui ma hakkan rääkima, kahtlane on, et on olemas võt see kollakas, võime jätsada kollakas laud. See on kollakas ja ellipsi kujuline laud, mis on umbes 2 sentimeetrit pakk. Tajuta, mida rohkem ma ise räägin, seda jaburamaks see jutt läheb. Ta nii peaaegu kahtlus muutub konkreetseks, nii on näha ka, kui jaburaks selline jutt läheb. Teiste sõnadega, et ilmneb, et on mingisugused väited, mis käivad rohkem närvidel ja on mingid väited, mis käivad vähem närvidel. Vene ajal oli kunagi selline anekdoot, et hullumajja tuli kontroll ja siis peaarst näitas hulle erinevaid ja kõik oli nii kaua korras ja ütles, et see tegel on eriti hull. Mis oli iga? Tema arvab, et on Napoleon. Mis ta arvab, mida kontrolli sai sellest järele? Peaarst on ise hull ja peapärast Napoleon. See on. Teiste sõnadega, ma tahan rõhutada, on mingisugused asjad, mis käivad meile rohkem närvidel ja nende asjadele tasub pöörata tähelepanu. Ma toon natuke teise näite. Ütleme, et ma ütlen mingisuguse rumaluse. Näiteks sellise, et Haapsalu linnapea on Tšostus. Ma usun, et kedagi häiris. Kui inimene arvab üks lollust, mis ta arvab, eks ole. Aga nüüd ma ütlen näiteks mingi sellise asja näiteks kellelegi, et ta on loll. See ei ole natuke häirib. Aga olgu peale, las ütleb peale. Aga siis on veel millegi pärast mingisugused kolmandad väited, mis on nii lollid, et kohe ajavad vihale. Aga milles asi? Miks on väited mõned, mis ajavad mind vihale, sest hoolimata enda arvates ei ole ma võib-olla üldse mingis mõttes üldse religioosne, eks ole, enda arvates ei ole midagi. Aga ometi räägib inimene nii lolli juttu, et tahaks tõesti saapaga visata. No näiteks kui hakata rääkima näiteks mõndast asjadest, mateeria mitte olemasolust, olgu siis virtualismi mõttes või mõnes muus mõttes, või siis hakata rääkima sellest, et võib-olla tuleb oma tegudest ikkagi vastutada. Asi olevat isegi nii olnud lausa Platoni akadeemia läks minema, kui Püha Paulus tuli sinna esinema, kuna see jutt ärritas nii kohutavalt akadeemikuid. Seda veel püha muidugi ei ole. Vaat nii, et ütleme siis, kuidas sellega ka lood ei ole, et meil tuleks tähelepanu pöörata sellistele asjadele, mis meid niiviisi allergiliseks muudavad. Ja vot nüüd on üks eriti huvitav probleem, mis on jälle plahvatuslikult muutunud nüüd huvitavaks ka lääne filosoofias, kuigi ütleme niiviisi, et just selle ületava mõistmise õpetuse liinis uuriti seda asja päris põnevalt 2.–8. sajandini ka India filosoofias. Tartu Sõna Lütse filosoofia ringis terve eelmine sügis uuriti ka nüüd lääne mõtlejate arutlusi selle üle ja nüüd mida plahvatuslikult järjest tuleb juurde, kus hakkab ilmnema võib olla, et mina kui selline on illusioon. Kõik mäletab ju Descartes, eks ole? On meeles, jah? Mõtlen järelikult ole. See on ilus kirjanduslik kujundaks, ei tõesta. Mõtles on koos. Miks ta ei tõesta? Ja ta ei tõesta sellepärast, et iga süsteem, selleks, et ennast analüüsida, peab sisaldama midagi enam kui see süsteem. Ükski süsteem ei saa ise ennast analüüsida. Sinna seadub juurde siis süsteemi analüüs, eks ole? Siis süsteemi analüüs. Ja tekib kohe regressioon lõpmatusse. Puht loogiliselt ei saa. Ehk juba nagu Shantideva ütles, et nagu mõõk ei saa ennast lõigata nõnda ka meil. Ja tekib küsimus, et mis siis toimub, kui näib, et on olemas mina, kes mõjutab maailma. Vaimufilosof Lüü on selle kohta umbes niiviisi, et see on evolutsiooniline eksitus. Kui me oleme sinna mängu paisatud, kus meil on kasulik ette kujutada selles mängus püsimiseks, et see see bioloogiline robot, mis siin toimib, et see püsiks, siis kujuta ise ette, mõõkhambuline tiiger läheb nüüd taga, ma peaks kõigist väest jooksma, aga ma ei viitsi. Tühja ka, las see läheb, ma võtan mida teist. Midagi tuleks välja, jah? Ja seetõttu evolutsiooniliselt on tekkinud siis ülim seos selle bioloogilise roboti ja teadluse vahel. Tähendab, miks ma seda juttu räägin? Ma ei ütle teile, et ma teaks, kuidas lood, aga ma valesti aru saan. Ma ei kinnita teile siin praegu, et mina räägin teile, et mina ongi illusioon ja see on mingisugune uus asi. Ma lihtsalt selgitan, et paraku on see osutunud erakordselt tõsiselt võetavaks asjaks. Ja võib tulla nii välja, et see, mida me nii kohutavalt hindame, on nii nagu budistid armastavad ütelda, et see on nagu inimene, kes on eluaeg kandnud ülikonda, hakkab arvama, et see ülikond ongi tema. Ta hakkab hoolitsema ülikonna eest ja muretsema, kui ülikond hakkab lagunema. Sest ülikonnast väljumine on talle muutunud väga valuliseks. Teiste sõnadega, et võib osutuda, et need mõtteviisid on valed, aga miks see tähtis on? Tähtis on see, et
kui eetikat ja poliitikat õigustatakse selliste filosoofiatega, mis ütlevad, et sina oled seda väärt, sina oled õige, sina oled üks ainult, sul on ainuke kordumatu elu, mida sa pead hoidma. Valeta varasta nagu jõuad, aga sa oled tubli, ole edukas, ükskõik mis hinnaga. Kui sellised asjadest räägime, öeldakse, see on ainukene arvukas mõtteviis, vot siis tekib mul tahtmine ütelda, uurime sõbrad, et võib-olla me oleme eksituses. Et on ka teised võimalused ja see on see, mida ma üritasin rääkida. Aga selleks, et selle peale tulla, peab kõigepealt esimese asjana tajuma, et me oleme võib-olla lollid. Võib-olla me ikka ei ole nii targad, nagu me arvame, et me teame iga asju, kus asjad käivad. Mina ka füüsikuna ikkagi alguses mõtlesin, tead, siin ongi laud. Ma tead, kas edasi uurida, mis siis on? Siin on mingi elektronide leidmise tõenäosus. Kusjuures see tõenäosus puudutab mingisugune teise tõenäosusega. Tuleb välja, et siin on ka tühjus. Aga see tühjus on kurikaval tühjus, see irvitab minu üle. Aina mulle veel vastulöögi, kui ma rusikaga löön. Ja ühesõnaga, mida ma tahan ütelda, et kui me asjadele nii see arutleme, siis me peame olema erakordselt ettevaatlikud sellega, et arvata, et me jagamegi maksu. See on kõige hirmsam asi. Laastal räägib või mis iganes või mingi õpetus tuleb, et ma kohe tean. Ja mitte sellele tähelepanu pöörata. Ma olen isegi nii kusagil öelnud, kui ma ei mäleta, kus see oli, selleks kõvasti diskussiooniks, et minu arust on vaimse vanadusele väga kerge võimalik piiri tõmmata. Vaatagi, kui ükskõik mis asja kuuleb, ja kohe mu kriitika valmis, siis ma olengi vana. Siis ma ei omanda enam mitte midagi siin maailmas. Aga kui on niivis, et ma kuulen mingit uut asja, nii see uus asi, kas ongi ebatäiuslik, ta tulebki toorena või on ta mulle aru saama. Sa kõigepealt peab püüdma mõista. Ma üritan ka nii palju, muidugi, kas ma ei ole täiuslik aeg-ajalt, ma ikkagi eksin, aga ikkagi püüan, kui mingi uus asi tuleb, ma püüan vaadata, kas see asi võiks nii olla. Ja võt siis, kui kohe kuidagi saab, võt siis alles sülitad välja, aga mitte kohe. Kohe leiad 100 põhjust, ostsin selle pärast jama, tolle pärast jama ja tädi ütles ka, et on jama. No, loomulikult on jama. Teiste sõnadega tuleb siis mõtte selles, et kui ma pean ennast targaks, siis ma panen endal teed kinni oluliste asjade mõistmiseks. Ja äärmusmõtlemised on äärmiselt ohtlikud. See, et niikuinii on selge, et mina olen olemas. Võib-olla on, aga võib-olla ei ole ka. Mind lihtsalt endise füüsikuna lihtsalt pani üllatama, vaadake, kui ma hakkasin tegelema filosoofiaga tõsiselt, siis ma alguses arvasin niiviisi, et kuule, kui mina oma füüsiku mõistusega hakkan asjaga tegelema, kus paljud on nii varem ka mõtted, nagu ma hiljem lugesin, kui ma filosoof olin. Et küll ma aru saan, mis on valesti, kui näiteks arvata, et mateeriat polegi. See jama ju selge, et see on jama. Kui normaalse mõistusega inimene normaalselt mõtleb, juba John Locke omal hakkas normaalse inimese mõistuse väga normaalselt mõtlema ja kogu aeg mõtleb. Mis jamad on lõpuks välja. Ja siis avastada, et mingi vastuolust ei tekigi. Et vastupidi. Tekib uusi vaatenurki ja ei olegi isegi tähtis, sest lõpudeks ütleme siis ka veel teisiti, et see, et meil on olemas see jumalik omadus, et me saame lollid olla, jah? See on võib-olla see sama, mis laseb meil olla nagu vesi. Tähendab, me saame läbi muuta igalt poolt. Ja võib juhtuda ka veel selline imepärane asi, et näiteks need samad küsimused mina ebareaalsusest, mateeria ebareaalsusest, ruumi aja problemaatikast, millest ma just äsja ka pidasin pika loogikursuse. Need võivad viia selline, võib-olla näiteks ei olegi tähed nii kaugel, nagu me arvame. Aga lihtsalt nii nagu selleks, et lennata pidi leiutama põhimõtteliselt uut mõtlemist. Ja? Selleks, et lennata maailmaruumi oli vaja uut mõtlemist. Ja selleks, et lennata tähtel on vaja uut mõtlemist, aga lihtsalt mitte paremat raketti. Nagu siin palju arvama. Nii et ei tea veel, mis saab. Nii et siis, seal on siis selline kõne ja siis ma nüüd täpsustaks loengule esitatud pealkirja, oleks siis nii. Miks küll targad inimesed peaaegu alati? Nii laialt. Ja vastab. Sest tark inimene leiab peaaegu alati võimaluse, põhjuse, õigustuse ennast targaks. See oligi kõik.